Järgmise aasta riigieelarve on miinuses 4,5% sisemajanduse kogutoodangust. Ehk lihtsamalt öeldes, järgmisel aastal peab riik võtma ligi 2 miljardit eurot laenu, et ots otsaga kokku tulla. Me hakkame varsti maksma intressideks 463 miljonit eurot igal aastal, see võetakse, viiakse Eesti majandusest välja sinna, kus see laen on võetud. Aga see tähendab, et see on 3,7% punkti tulumaksu, mis tähendab seda, et kui te maksate täna 22% tulumaksu, iga Eesti inimene, ma ei tea, ettevõtja on, siis te saate vastu ainult 18,3% eest teenuseid, ülejäänud saadetakse välismaale. Kui suured numbrid laia pintsliga ümardada, siis 2 miljardit laenuvajadus tekib suures osas nii, et kaitsekulud tõusevad miljardi võrra, makse langetatakse miljardi võrra, suur kulu riigieelarvel on maksuküüru kaotamine. Kui me vaatame, et kus siis rahapuudus on tekkinud, on ju sama maksuküüru ärakaotamise tagajärg eelarves miinusmärgiga -500 miljonit. Ma arvan, et praegu ühiskonnal ei ole jõukohane Reformierakonna maksuküür. Nii et meie ettepanek kindlasti on see Reformierakonna maksuküüru mitte sellisel kujul jõustada. Maksuküüru kaotamine oli rahva soov, kui andis Reformierakonnale valimistel nii palju hääli, ütleb rahanduskomisjoni esimees. Maksuküüru kaotamine oli ülekaalukas valijate soov eelmistel valimistel ja valijatele antud lubadused on täitmise jaoks. No, valijate soov oli ju, et maksud ei tõuse, nagu Kaja Kallas enne valimisi lubas. Kui nüüd vaadata seda Kaja Kallase lubadust nüüd päris numbrite keeles, siis tegelikult langeb järgmise aasta maksukoormus SKP-st 1,2% punkti. Kritiseerida suurt miinust on muidugi lihtne, aga kust võtaksid opositsioonierakonnad ise sellised summad, kui nad kaitsekulusid kiidavad ja makse tahavad samas langetada? Mis tegelikult Reformierakond omal ajal ei kasutanud ära, siis kui oli pankadel ülisuur kasumlikkus, me oleks pidanud kindlasti rakendama pangamaksu. Meie ettepanek on vähendada kaudsete maksude koormust, ettepanek on tühistada automaks, ettepanek on oluliselt ja sisuliselt alustada valitsemiskulude vähendamisega. Need on põhielemendid. Üleöö ei ole võimalik seda kindlasti korda teha, mida me praegu siin näeme, mida meile tehakse, aga lahendatav on ta küll. Meil on vaja ära lõpetada sadadesse miljonitesse kulutatavad liberaalsed globalistlikud projektid. Selleks olevat Rail Baltic, rohepööre ja ka Ukraina toetamise pealt annaks kokku hoida, lisas Helme. Sotsiaaldemokraadid kehtestaksid astmelise tulumaksu rikkamatele, aga maksumääradest enne võimule saamist ei saavat rääkida. Ega ka sellest, kuidas ületada vastuolu, et näiteks kinnisvara, puidu ja aktsiahindade tõus teeb küll paberil varaomanike jõukamaks, aga kuni maha ei müü, siis tulumaksu ju sealt ka ei võta. Tõesti, teil on õigus, et seda peaks palju laiemalt vaatama ja need arvutusi ka palju laiemalt tegema, aga printsiip jääb loogika, et sa saad makse võtta ikka neilt, kellel on võimalik seda maksta, mitte neilt, kellel ei ole võimalik maksta. Kes konkreetselt maksma hakkab? No, seda on võimalik rääkida siis, kui see valitsus oled, et küsimus on muus kokkuleppes ka. Nii jätkus täna juttu Riigikogus kauaks ja tänane istung sai enne läbi, kui jutud räägitud. Homme jätkatakse ning aega on küllaga. Erakorralised valimised tulevad alles siis, kui riigieelarvet ei õnnestu vastu võtta veebruari lõpuks.